Vaatame nüüd, kuidas aru saada, kas funktsioon y võrdub -50 x ruudus läbi punkte A ja B. Kui sa hakkad seda lahendust kirjutama vihikusse, siis pane kirja kõigepealt funktsiooni valem. Y võrdub -50 x ruudus. Ja alustame punktist A, ehk ma panen kirja ka selle. A, mille koordinaadid siis on 5 ja -1250. Alati, kui ma tahan teada, kas funktsioon läbib mingit punkti, siis ma võtan selle punkti x koordinaadi ehk praegusel juhul selle 5 siit ja ma panen siin funktsiooni valemista x-i asemele. Ehk siis saan arvutuse y võrdub -50 korda 5 ruudus. Nii. 5 ruudus on 25. Järelikult ma pean korrutama miinus korda pluss on miinus, 5 korda 25 on 125 ja nüüd ma panen selle nulli ka lõppu, saan -1250. Täpselt nii, nagu selle A, Y koordinaat on. Järelikult ma saan kirjutada välja, jah, läbib. Vaatame teist punkti. B, mille koordinaadid siis on -3 ja 450. Jälle võtan siit selle x-i koordinaadi, selle -3 ja panen funktsiooni valemis x-i asemele. Saan, et y võrdub -50 korda -3 ruudus. -3 ruudus on 9, jälle miinus korda pluss on miinus, 5 korda 9 on 45, panen nulli lõppu, saan -450, aga B koordinaat on 450. Kui ma vaatan y-id, jah? Järelikult see ei lange kokku, ehk ma saan öelda ei läbi. Ja oluline on selles lahenduses kindlasti see, et sa siia lõppu kirjutadki selle jah läbib või siis vastavalt ei läbi sõnadega. Vot nii käibki see asi. Head harjutamist!